Ilusat kevadpäeva, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video pealkiri on ajaliinide lähenemine. Paljud inimesed on minult küsinud, et miks viimased nädalad, viimased kuud tunduvad nagu eriti kiiresti edasi liikuvad. Ma usun, et te saate aru, millest ma räägin. Miks? Et on küsitud, et miks päevad tunduvad nagu tunnid ja miks eriti viimane aasta kadus praktiliselt silmapilguga. Ja samas paljud küsivad, et miks nad tunnevad ennast nii kurnatuna või osad inimesed ärksamana jälle kui kunagi varem. Ja lihtne tõde on see, et ei, sa ei kujuta seda ette. See on päriselt nii. Nii ongi, sest me oleme sellises niinimetatud lähenemisaknas, kus ma olen varasemalt rääkinud aasta alguse poole nendest erinevatest ajaliinidest ja oma seminarides ka, et kui ajaliinid nihkuvad, kui tõde tõuseb pinnale järjest enam ja enam, nagu me teame, et see teeb, kui kollektiivne energiaväli nii-öelda võiks nimetada kuumeneb või nii-öelda ärkab tegelikult, siis esmalt muutub inimeste kollektiivtaju. Aeg ise ei kiirene. Meie kiireneme, meie sagedus tõuseb. Aeg ei kiirene, meie sagedus tõuseb. Meie, mitte kellegi teise. Meie teadlikkus teravneb. Paljud inimesed on märganud, et intuitsioon on palju teravam ja kiirem kui varem. Ja see tähendab ka seda, et meie kõigi sisemine selgus nii-öelda jõuab ettepoole vanadest süsteemidest. Ja see võib luua sellise tunde, et reaalsus jõuab justkui järele selliste kiirete mingite sündmustena või kiirete energiapursetena. Ja see tähendab ka seda, et me tunneme ära inimeste kavatsusi, kui me varem seda ei tundnud ja me tunneme ja need, kes varem ka tundsid inimeste kavatsusi ette, tunnevad seda järjest kiiremini. Ehk siis me näeme ka valesid läbi kiiremini ja me tajume selliseid energianihkeid ette, enne kui need juhtuvad. See tähendab seda, et me murrame läbi vanade mustrite päevadega, mitte aastatega nagu varem. Ja need inimesed, kes praegu ärkavad, teevad seda palju kiiremini, kui näiteks mina seda olen teinud. Sest ma olen selles ärkamisprotsessis olnud üle 20 aasta. Mul on olnud lihtne, mul on olnud hästi lihtne adapteeruda, aga praegu võib toimuda päevadega, tundidega see selline selguse hetk, et inimestes ja sellised täiesti uue vaatenurga nägemine, ehk siis maailma nägemine täiesti teise vaatenurga alt, et see ei ole kaos. See on ajaliinide nii-öelda sorteerimine. Sest meil siseneme sellesse faasi, kus maskid langevad väga kiiresti, kus suhted muutuvad hetkega, kus vanad struktuurid varisevad järsku kokku, kus tõde tuleb pinnale ilma viivituseta ja kus nii-öelda valgus tegutseb väga täpselt ja nii-öelda varjupool reageerib väga valuliselt. Ma usun, et olete märganud seda, sest see kiirendus on märk sellest, et me ei ole õigel teel. See on see märk sellest, et me ei kaota tegelikult kontrolli ja siin on vaja ainult lihtsalt järgida teatud põhimõtteid. Et kui sa tunned end väsinuna, siis puhka. Kui sa tunned ennast vastupidi selgelt, siis juhi või nii-öelda tegutse. Ja kui sa tunned mingit survet või ärevust, siis lihtsalt hinga. Seega soovitus on jää rahulikuks, jää teadlikuks ja jää maandatuks. Sest
see on see hetk, milleks meid valgusolendeid tegelikult treeniti, hoidma sagedust, kui maailm liigub osade inimeste jaoks liiga kiiresti. Sest me liigume sellest kiirendusest läbi koos. Kindlalt, olles ärkvel, olles joondatud. Seega soovitus on hoia oma joont, ole joondatud selle energiaga, sest ainus, mis me peame teadma, et parim on veel ees. Ilusat päeva.